Ka 6. ülesande puhul oleme me kõik samas olukorras, nii need, kellel on väljatrükk või need, kellel see väljatrüki võimalus puudus ja peavad siis tegema koos minuga seda joonist vihikusse. Ja siin tuleb siis nüüd ühele joonisele kanda 2 erinevat nurka ja sellepärast peame me eriti hoolekalt oma ruumiga arvestama. Ja jälle on tegu siis umerpeegliga, kus siis valgust peegeldav pind asub kera välisküljel. Alustame siis sellest, et teeme siia selle kumeruse keskpunkti ja joonistame siis kaare, mis tähistab meile peeglit ja rõhutamaks siis seda, et meil on kumerpeegel, kus siis valgust peegeldav pind asub kera välisküljel, siis teeme selle kera sisepinna mattpinnaks ehk siis valgust mitte peegeldavaks. Ja ülesande A osa käsib meil siis joonestada pildi, kus siis valgus langeb peegelpinna suhtes 30-kraadise nurga all. Nii et alustame jälle sellest, et teeme siia siis langemispunkti ja nüüd me peaksime siis joonestama kiire, mis oleks peegelpinna suhtes 30-kraadise nurga all. Peegelpinna suhtes 30-kraadise nurga all. Eks ole, peegelpinnaks on meil kumerpind. Ja nüüd ma peaksin kuskile sättima joonlaua nii, et kiire ja peegelpinna suhtes oleks nurk 30 kraadi. Me peaksime matemaatikast tuletama meelde, et nurk jääb 2 sirge vahele. Valguskiir on meil tõepoolest sirge, aga konkreetses olukorras meie peegelpind ei ole sirge, vaid on kõver joon ja järelikult sellist nurka, nagu on siia kirjutatud ja nagu me lahendasime teiega tasapinna puhul või tasapeegli puhul, me üldsegi joonistada ei saa. Nii et võtame ja parandame ära siit selle rumaluse ja olgu meil siis
langemisnurk 30 kraadi. Langemisnurk 30 kraadi, nii et mitte peegelpinna suhtes ei ole nurk 30 kraadi, vaid langemisnurk on 30 kraadi. See viga oli mul loomulikult siia tekitatud teadlikult selleks, et tuletada teile meelde ja juhtida teie tähelepanu, et nurka peegelpinna ja kiire vahel me üldjuhul mõõta ei saa, ainult tasapeegli puhul on see siis tõesti võimalik, aga see on siis juhuslikult nii. Nüüd edasi läheb tegelikult täpselt samamoodi nagu meie eelmises ülesandes. Alustame siis sellest, et joonestame langemispunktile ristsirge, mis on siis pikendatud raadius. Ja ma lasen siis sel korral valgusel tulla siit paremalt poolt ja peegelduda siis sellest kiirest vasakule poole. Ja nüüd tuleb meil siis joonistada nurk ristsirgest, eks ole, mitte peeglist, 30 kraadi. Eks ole, kuna me seda nurka siin mõõtsime ja see on meil langemisnurk, siis kanname sellega joonisele. Ja nüüd tuleb täpselt sama suur nurk, 30 kraadi, kanda siis ka teisele poole ristsirget. Ja see on siis peegeldunud valguse levimise suund ehk siis peegeldunud kiir. Ja kuna me ka seda nurka mõõtsime, siis ka siin määrame siis või kirjutame joonisele selle mõõdetud nurga suuruse. Aga nüüd siis see meie ülesande B osa. Kujuta joonisel kiirte käiku kumerpeeglil, kui valgus langeb peeglile risti peegelpinnaga. Äsja me rääkisime siis seda, et meil ei õnnestu peegelpinna suhtes ühtegi nurka mõõta. Ja nüüd järsku on siis ette veeretatud ülesanne, kus tuleb joonistada olukord, kus valgus langeb risti peegelpinnaga. Kas siis sellise joonise tegemine üldse võimalik on? Tuleb välja, et siiski on, sest et see peegelpinnaga ristuv suund on ainukene suund, mida me saame määrata peegelpinna suhtes, sest, eks ole, me ju saime joonistada ristsirget peegelpinnale ja ristsirge on peegelpinnaga risti. Nii et kui me nüüd tahaksime joonistada valguskiire käiku, näiteks siin selles punktis, siis sellesse punkti me saame ju joonistada ristsirge. Ristsirge kumerpeeglil on pikendatud raadius. Ja järelikult, kui me tahame
lasta valgusel langeda peeglile risti peegelpinnaga, siis peab see valgus langema peeglile selliselt, et ta piltlikult öeldes jookseks peegli poole mööda seda ristsirget. Nii et langev kiir ja ristsirge kattuvad ja me nägime, et kui kiir ja ristsirge kattuvad, siis nurk nende vahel on 0 kraadi ja kui langemisnurk on 0 kraadi, siis peab ka peegeldumise nurk olema 0 kraadi ja ainukene võimalus siis joonestada siia nüüd peegeldunud kiir 0 kraadise nurga all ristsirge suhtes on ka peegeldunud kiire joonestamine siia samale sirgele, kus siis juba 2 joont ees on, ehk siis siia sirgele tuleb joonestada veel ka 3. joon, nii et siin on siis ristsirge, langev kiir ja peegeldunud kiir. Ja me näeme jällegi seda, et kui valgus tuleb peegelpinna suhtes risti, siis muudab ta peegelpinnal oma levimise suunda ja läheb siis peeglilt tuldud teed pidi tagasi. Nii et see siin on siis A osa, mis on siis parandatud ja see siin on B osa joonis.